No tere! Oleme tulnud siis metsa. Väga selline eksprompt tulek oli. Kolmekesi. Mina, Kristjan, käsi püsti nüüd. Tõõme Singberg. Kell on suht hilja juba, et me oleme täna suht hilised. Et kell on 1. Varsti hakkab pimedaks minema juba. Aga meid ei heiduta. Aga noh, tegelikult plaan oli üldse mujale minna, aga meil läks auto käitki. Nii et nüüd me siin oleme lihtsalt kuskil metsas. Aga pole hullu. Teeme siin kohe telgiplatsi valmis. Meil on nüüd 2026 esimene telkimine siis. Peetrik ka, kui lähed puud kindlaid ostma. Kindlasti vaadake, et ei osta ühe käe omasid. Tundub, et selle koha peal me ei ole ainukesed ka. Meil on siin mingisugused 4-jalgsed sõbrad. Kes on siin käinud, täpselt ei tea, mis jäljed need on. Ja üsna värsked on need jäljed, sellepärast et lund on satanud ja pole lume alla nagu kattunud. Korralikult telgi alus läheb puhtaks. Peab tegema. Pärast on märg magada. Kristjan läheb kohe ahjuga sisse. Telk on juba kerkimas. Päris hea juba. Mehed on teinud head tööd. Väiksed katsetused. Selles suhtes on hea, et väljas on niisugune mingi -1 või midagi sellist, et soe on. Ja kaamera-akud peavad ka kauem. Selle GoPro'ga on alati probleemid, et need akud ei kesta, kui miinuses on. Hopsti. Nähe veel. Sellest teeme ikka normaalse turvaka, ma ütlen. Üles läks mitru turu, vaata. Värvid järgi jääb kokku. Kuiva materjali ja siis teeme tule alla äkki ära. Jah, teeme seda. Saab telgi seest kuivama vaikselt. Aga siis samusest kohe kuivanud otsapekki. No tulepulgaga hakatama. Jaa. Nii, proovime siis hakatada. Mõttes meil on kaasas tulepulk. Kuiva leidmisega võib-olla natukene keeruline, siis me kasutame nööri ja süütetabletti niimoodi purustame. Et vaatame, kuidas Ingvar teeb. Kahtlen, et see hakkab. Aga proovime, vaatame, mis see teeb. Võib-olla nööri rohkem panna. Sädemed välja. Salvrätti pole kellelegi. Salvrätik läheb ka käiku. Äkki sellega saab. Täna meil on siis niisugune suuri plaane meil siin ei ole. Naudime lihtsalt seda esimest telkimist. Teeme tuletelgi alla, kütame asja soojaks, istume, räägime juttu, naudime olemist siin looduses. Nagu kuulda on, siis Ingvar alles mõllab selle tulepulgaga seal. Tule mingi tunni pärast tagasi. Sa tõesti näed sädet. Ingvaril toimub siin midagi. Ja on, et salvrätti on ka siis. Aha, korsten hakkas tossama juba. Kuule ei läingi tundi, nii et ootan, kui tõmbama hakkab see korsten normaalselt. Jah. Selle ahjuga ongi see teema, et ta algus saab sisse, kui see ukse kinni võt, siis ta hakkab nagu tõmbama. See on see Temu kaup. Aga see on katsetatud, toimib, et hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. Siis miks viriseda? Pole see tulepulga tule tegemist nii raske midagi. Lihtsalt peab vaatama midagi, millega lihtsam süüdata on. Me muidugi, me pole kunagi midagi kaasa, aga küll me ära teeme kuidagi moodi. Ja siis väntad seda kuradi pulka seal. Et mingit 100% ettevalmistust tead tõesti meil pole kunagi olnud. Et praegu ka tegelikult jah, me tahtsime minna hoopis teise kohta. Kuna tekkisid tehnilised viperused, siis see koht sobis ka. No, see oli ainuke variant. See oli ainuke variant, jah. Muidugi selles suhtes, et siin lähedal olid umbes kilomeeter eemal olid jahimehed ka. Nägime isegi, sõitsime neist mööda, nägime isegi mitu metsi ka, mis neil oli juba saagiks saadud. Nii, loodan, et see jääb põlema, ega siin muud ei olegi. Ja puid kõvasti tegema nagunii veel, et võib-olla ongi, kütame natuke soojaks, teeme väikse söögi. Vaatame meile, mis meil kaasa on võetud. Ja siis peab hakkama puid tegema ja valmistama juba. Just. Juba paras kurdi pori müügas tekib tegelikult, et ega peab kuuse oksilt läheb oma vartis jälle. Normaalne, jah. Jalajälg on. Akku sai kaasa. Nii, mis me sööme siis? No täna on meil siin suht nii-öelda lõunasöögiks on kaitseväe kuivtoidupakid ühe korra omad siis. Siin on erinevad rotatsioonid, saame proovida vaadata, mida sõjaväelased tänapäeval söövad. Need peaks olema nüüd uus rotatsioon ka, et rotatsioon 9, kes tahab 9. No anna mulle. 109. Ma ei tea, mis sama pole lugenud, 12 või 20. On üks või? 2 ei saagi, muidu ma ei saagi.
minul on siin sees siis riis ja sealiha. Pinepekki. Jaa, magusad küpsised võileiva määres sealihaga. Oi plaan. Virsikumoos. Noh, mul on pilaf näiteks. Pilaf on päris hea. Kreekerid, võileiva määre, sealihamaks. Maksaga. Seal ja miks? Šokolaad, must tee. Puuvilja marmelaadi komm. Ohoh, šokolaad. Energiakeel, virsika maitsine, see on küll uus asi, energiakeeli ma pole ühest pakis kunagi saanud. Ma olen kaitseväesse ikka oli energiakeele. Meil oli see pulber, keel, meil oli pulber. Mina söön täna kana praetud riisiga. Opoo! Sul venas. Maksapasteet, sea ja linnuliha. Siis on kreekereid, magusaid küpsiseid, aprikoosi moosi, siis on mingi apelsinijook ja mingi veel apelsinijook. Ration number 12. Jep. Ma nägin poes kätesoojendid. Mis sest see? Et võtab pakist välja, peaks olema ja siis paned kindasse või kuskile vist sisse. Et siis peaks nagu soojendama, aga pole kunagi kasutanud, ei tea, kui tõhus on. Et, ma ei tea, kas täna nii külmaks läheb, et võib lihtsalt huvi pärast proovime ära, kas hakkab sooja või äkki. Jah. Väga põnev, palju maksis? See oli äkki euro. No, okay. Siin on 2 tükki. Või nagu noh, ma eeldan, et 2 komplekti siis, et mõlema käele. Et siis eks 4 tükki ma eeldan, aga tundub süke kangamoodi asi, aga pärast vaatame. Ühe saad püksi panna ja mehe au soojas. Üks asi, mis seda ei kindla külma saada. See on kuum. Mis see? Ärg mul käe peale kalla läinud. Jah, ma tegusin ka mingi märk enne. Nii, enam ei kannatanud oodata, lõhnad on nii head, et mekime ära, mis siin on siis. Ei ole valmis. Ei ole, aga vesi Riis krõmpsupamba all. Vesi hakkab külmaks minema. Selles suhtes on parem need, mis nagu Ingvar praegu teeb. Näite korra sinna, et pakk on nagu veeses. Ma siin keedan seda potis natukene. Et siis võtan välja lihtsalt ja saan paki lahti ja saan kohe sööma hakata. Et ei pea nagu otseselt ootama, ta juba on valmis vedel ollus. Aga energiaväärsus saab kätte. Ja lullu. Aurab küll. Oi, sul näeb hea välja. Näeb mahlane välja. Sul on riis paisunud korralikult. No ta on vaata eelküpsetatud juba. Et selle võrra. Täitsa hea, minust pehme. Misuke täitsa hea on. Ei krõmpsu või? Ei krõmpsu, vaata ta on eelkeedetud juba, ta on juba valmis taga selles mõttes, et liha on ka sees ikka. Noh, nädal aega samat asja süüa ei tahaks, aga selles mõttes on okei. Nii, praegu käib siis kuuseukste sissepanek. Ja Kristjan paneb siis servade peale natukene raskuseid. Väljas hakkab juba pimedaks minema, teeme need toimetused ära. Siis saab sisse ära kolida. Oleme sisse pakkinud ennast. Ingvar tegi siis saia taignad valmis. Et siis saab mingit saiavärki küpsetada. Tuli on all kenasti, laud on sees. Mehed tiksuvad vaikselt. Sul käin ülejäänud õhtu käin kurdi tainaste kätega ringi. Homme kõigil kõhu lahti võtta. Ma tegin saia. Aga ei jäägi väga kinni. Väga mitte. Ühesõnaga, jahu pole kellegi kaasas. Ma arvan, natuke õli peab sinna peale panema. Mis õli? Nalja teed või? Kas on nagu väike ahi? Siis kui auto käia sinna võtta. Jah, hello. Hello. No, Ingvar, räägi siis, mis uue aasta plaanid on? 2026. 2026 või? Noh, suurem plaan on natuke rohkem loodus olla, et ikkagi ka siin varbaga maa sees olla ja kuus okste veel levada. 2 jalaga maa peal? Muidugi, 2 jalaga maa peal. See on mõistlik. Suurem plaan on, kuna siin metsas on palju odavam elada, siis korterid maha müüa ja metsa toolida. Temu telk on 70 euri. Sa arvad, et naine tuleb ka kaasa või? Ma ei usu, jumal tahtnud. Kristjan, sina. 2026. No esimene plaan on puhkus ära lõpetada, et ja ainuke vend, kellel veel nädal aega puhkust on. teisel läheb teisel pool tööle, siis mina veel nädal aega puhkada. Uus aasta, sama inimene. Täpselt sama inimene. Täpselt sama inimene.
no ma ikkagi praegu ootan selle ahjus seda saia. Ma tahaks seda maitsta saada juba. Sai küpseb meil siin vaikselt. Tegime selle väikse ahju ka, võin teile. Näed. Natukene kõhurohtu on juba peal. Natuke süsid on, aga see ei ole vapsi üldse halb. Kell ei ole üldse palju. Me tiksume siin vaikselt. Naudime seda õhtut. Räägime juttu. Nii, esimene siis saiatükk maitseme ära, et kuidas on. See ei olnud kõige parem, olgem ausad. Küpseda tahab veel natuke. Küpstada läheb väga. Ei taha kuidagi küpseda või midagi. Aga ütleks, et kui siia juba midagi peale panna, see ajab asja ära. Ütleme, et teeme katse 2. Teeme katse number 2, jah. Proovime natuke teistmoodi kuidagi, et proovime teha ta natukene lamedama. Aga seda saab kasutada nagu selle puitbriketi asemel. Põletada vähem. Jaa, sa juba leidsid lahenduse asjadele. Nii, me kerime pessa ära nüüd. Rääkisime ja jutustasime siit mõnda aega ja väga siuke rahulik põks on meil olnud. Ingvar, mis sa ütled siin õhtu lõpuks? Hea tööd. Hea tööd. Kristjan? Rahu. Rahu.